Ja me oleme jõudnud seekord Viimsisse Kroos rannabaari ning kohale kui jõudsime on juba kiiresti saabunud eelroad ja ma arvan, et ilma pikema sissejuhatuseta hakkamegi siin eelroogasid maitsma. Ja esimese asjana jääb ette kohe siin carpaccio. Maitseainetest või kelvestest tuleb mõnus krõmps, mõnusat vürtsikust on. Need maasikad toovad sellise rõõmu näole, et väärtustatakse suvel meil Eestis väga hästi kasvavat vilja, mis on tegelikult ju väga positiivne. See salat toob ka ilust värvilisust mängu ja serveering on ilus. Järgmisena on meil siin Caesari salat. Ilus prosciutto tükk pähklitega. Prosciutto on mõnusat nüüd ma räägin prosciutost. Tegemist on hoopis suitsukalaga, suitsulõhega täpselt. Ja see on täpselt see soolasus, mida Caesari salat. Oja. Teate, mul on sõnatu. Ühtegi halba sõna. Mul on lust. Nüüd jõuame viimase eelraani. Ja need on tempura taignas krevetid. Tainas on hea. Natukene õline võib-olla. Nagu siin näha, ei ole see tainas väga hästi ka krevetide külge hakanud, sest päris paljud nendest krevetidest on paljad. Aga teate, maitse on kohutavalt hea. See tuleb kerge vürtsikus, tuleb sealt välja ja ma ütlen, see on see, mida sa otsid carpaccios, kui lisatud natukene midagi erilisust, natukene vürtsi, natukene maasikaid, salatit, et see kõik tunduks täiuslik. Samamoodi salatiga on mindud üks samm kaugemale, on pandud pähkleid ja see nii soolane ja mõnus suitsulõhe, see oli imeline. Ka siin ainukene viga ongi see, et tainas ei ole külge hakanud. Maitse on neil suurepärane. Nagu näha, toidud maitsesid meile nii väga, et need saidki nii kiiresti tühjaks. Vahepeal on meile toodud jook, mida hakkame maitsma. Ja ütlem nii, et söömisega läks, see võttis kogu tähelepanu ära, et me ei olegi jõudnud selle joogi peale veel mõelda. Siin see on maasika daiquiri. Ilus, ise olen seal lasknud ära sulada natukene. See on küll minu süü. Ütlen, kui ta tuli, nägi ta väga suurepärane välja. Väga mõnus kogus rummi ja väga hea maasikas. Nii. Ja banan tuleb ka vasti järgi. Banan. Ja nagu näha, oleme jõudnud pearooni. Ma pühin ennast siit maasika daiquirist ennast puhtaks ja siis hakkame maitsma. Kastet on minu meelest vähe natukene. Kui ma mõtlen prae peale, siis ma alati ootan nagu sellist suurt kogust kastet, et ma saan ka siis alati peale võib-olla mida iganes. Aga
ehk siis ma pean juurde tellima. Aga see pearoa täht forell on siin mingisuguse kattega. Väga huvitav ja omapärane. Ma tunnetan nagu mingid marineeritud maitseid, hapukad, soolasust, natukene magusad. Siin on minu meelest ka sinepit. See üllatab mind. Ma pean ütlema, et see Irra, või tähendab pearoa väljanägemine mind natukene nagu hirmutas. Et ma arvasin, et see kõik see hea, mis me kogunud oleme, et nüüd selle pearoaga läheb nagu prügikasti. Aga ei, mulle see väga maitseb. See on kõik olemas. Tundub natukene lihtne, aga maitsed on kindlasti olemas. Ma lasen oma meeskonnakaaslastel ka natukene maitsta siin seda ja siis jõuamegi juba magustoidu juurde. Näeme varsti. Oleme jõudnud magustoiduni. Tempura, banaanid, kui ma ei eksi. Jäätise ja maasikatega. Mulle ikkagi väga meeldib, et nad on kasutanud praegusel hetkel kõige enam levinum vilja maasikat, mida nad igas toidus on esile toonud. Kuid nüüd proovime rooga ise. Banaan on ilus kollane seest, moosi, mandlihelbeid, natukene jäätist ka ikka paneme seal ja taigla natukene soolane maitse, banaani magus maitse, jäätise värskus ja need maasikad ja see eraldi teine magusus, pluss seal see lisa krõmpsu efekt nende mandlilaastade näol. Ma olen müüdud, mulle väga-väga maitseb see. Las ma söön nüüd selle ära, lõpetan oma kokteili ja siis anname lõplikud hinded tänasele söögikorrale siin Rootsu rannabaaris. Toit suurepärane. Alustame eelroogadest. Meil oli carpaccio, imelise maitsega, peenikeseks lõigatud, peal passion fruit. Siis oli meil seesalisalat, mis oli ju kõik ime hea maitsega ja seal olid need üllatuslikud elemendid juures, just näiteks see kala, mis oli lõigatud selliseks väikeseks viiludeks, et see nagu natuke meenutas sinki ja need röstitud pähklid seal peal. Võib-olla sellele röstitud pähklile oleks natukene soola peale pannud, oleks veel lisasoolasust andnud, aga võib-olla ka mitte. Ja siis loomulikult see tempura krevetid. Ainukene asi seal oli jah, et tempura lagunes natukene laiali, aga see kaste, mis seal oli, see tegi kõik heaks. Pearoaga tekkisid väiksed küsimused, et seda kastet oli nagu natukene liiga vähe selle portsu jaoks. Kartulid oleks võib-olla, maitse oli hea, lihtsalt meenutasid natukene nagu mingisugust valmis produkti. Ja selle kõige suurem miinus oli see põhiroa juures, et maitsed olid natukene balansist väljas. See kaste, mis seal peal oli, seda oli natukene liiga palju, et kala maitse läks. Ja viimasena magustoit. Tempura banaan, mille taigna sees oli natukene soola, natukene vürtsi. Need tulid hiljem ilusti välja. See värske jäätis seal, maasikad, maasikamoos. Ma ütlen, et ma olen õnnelik.
mõelge selles atmosfääris, mis ma teile kirjeldasin, sellist head toitu süüa ja nüüd minna klubisse plaate mängima. Mu elu on imeline, peaks ütlema. Selle söögi korrale ma juurdlesin kaua, et mis punkt anda ja ma jäingi lõpuks kahtlusele ja ma annan 8,5 punkti. Ta polnud päris 9, aga 8 anda oleks, mul jääks kripeldama, sest see oli parem kui 8. Nii et ta jääb 8,5 ja parim tulemus senimaani. Ja ma ütlen teile ühte asja veel, mis mul just praegu meelde tuli. Pühapäeviti siin samas kohas mängivad paljud minu sõbrad plaatidelt reget, toimub võrkpalli mängimine, tantsimine. Minu meelest on loodud väga huvitav ja mõnus koht meie suve veetmiseks, eriti siin Tallinna külje all. Ma loodan, et teile meeldis meie tänane osa saatest Näljavaade. Järgmise saatega proovime olla natukene kiiremad, et ei läheks jälle kuu aega mööda või natukene rohkem. Proovime varsti uue saate teile saada ja ma loodan, et meist on teie eludes abi. Vähemalt natukenegi, et kui mõtlete sellele, et kuhu välja minna sööma või kust toitu tellida. Praegusest kekkeks aga tšau ja kohtume juba varsti.